kes oli siis minu jaoks Karl Kikas? Karl Kikas oli minu jaoks suur eeskuju. Tema järgi minagi hakkasin mängima. Tihti käisin samasse tallu, kus kunagi Kikas elas. Ma käisin tema juures näpunäiteid, teadmisi saamas, kuulamas. Ega ma siis ei julgenudki küsida Kikka käest, et kuidas see võte käib ja kuidas teine võte käib. Aga ma just jätsin meelde oma nägemuse läbi, siis ma õppisin ka nagu Kikka neid võtteid. Aga ta muidugi kademees ei olnud. Ta oli väga hea mees. Ta oleks kindlasti mulle näitanud, aga maapoiss, nagu mina olin, ma kartsin natuke küsida ka. Aga Kikas oli selline väga heatahtlik minu suhtes, kui ma õhtul siia tulin, peale tööd alati püüdsin Kikkaga ühendust saada ja siis ta oli lahkesti alati mind vastu võtma ja siis me ajasime juttu, me mängisime väga pikalt, meil oli väga palju rääkida. Karl Kikas kui pillimees oli mõistagi eriti 70. aastatel vägagi kuulus. Tema oli mees, kes ilmselt oli salvestanud kõige rohkem laule ja lugusid Lõõtsaal Eesti raadiosse ja Eesti raadios kõlas Karl Kikas päris tihti. Aga mitte see ei olnud ainult ajendiks, et ühtaegu siia Põlvasse otsustati Karl Kikase skulptuur püstitada. Peamine põhjus oli ikkagi see, et Karl Kikasest pidasid pillimehed väga palju. Ja just nimelt needsamad lõõtsamängijad ise Lõõtspilliklubist tulid välja ideega, et Karl Kikasele võiks püstitada skulptuuri. Selle mõtte tõi Heino Tartes ka tollasesse Põlva linnavalitsusse ja arvestades, et Põlva ei ole just väga rikas kunstiteoste poolest, eriti skulptuuride poolest, siis haarasime sellest mõttest ikka päris kohe kinni. Samas kuuldes, mida üks korralik skulptuur maksab, tundus see olevat päris keeruline ülesanne. Heino oli arvamusel, et teeme korjanduse. Head Lõõtspillimuusika sõbrad! Käimas on annetuste kogumine legendaarse lõõtspillimängija Karl Kikase pronkskuju valmimise toetuseks. Olge head ja andke teiegi oma panus. Ma katsun võtta ka 2 või 3 mõttesse kokku selle Karl Kikka tähtsuse. Miks me täna siin oleme, miks me teda nii tähtsaks peame, et tema mälestuse jäädvustamisest me oleme teinud nagu Lõõtspilli liikumise siukse suur sündmuse. Aastal 1925 hakkas Karl Kikas Lõõtspilli mängima. Selleks ajaks oli Lõõtspill juba 30 aastat vanal Võrumaal olnud ja elanud ja arenenud. Ja tegelikult Karl Kikas noore poisina oli just nimelt see noor uljas, mässaja mingis mõttes, kes tegi asju teistmoodi, nii nagu ka tänapäeval noored teevad. Aga nagu ka tänapäeval noored oskavad austada seda vana traditsiooni, kuidas vanasti mängitakse, nii tegi seda ka Karl Kikas. Ja ta võttis just sellest vana Võromaa
mängustiilist ja traditsioonist selle kõige parema, mis oli juba enne teda välja kujunenud ja tegi selle nii-öelda ajale kohaseks, segas seda moodsamate muusikamõjutustega. Näiteks Karl Kikas kuulas väga palju toona ringlenud grammofoniplaate, mis 30-ndatel jõudsid ka maapiirkonda. Ja Artur Rinne ja teised sarnased lauljad ja orkestrid olid tema suureks eeskujuks. Ja kui me tema neid salvestusi kuulame, siis tõesti, seal on väga palju sarnasust. Nii et esiteks, Karl Kikase nii-öelda geniaalsus seisnebki selles, et kui nii-öelda tundlikult ta selle traditsiooni oskas sulandada oma need uuendused. Seal, kus Ema jõgi voolab, kohav kaasik kalda peal. Päike põlde paitab soojalt, kodu kallis on mul seal. Lokkelõõri taevasiinas, kummel kasvab õuele veel. Õhtul aknal ootab ema, ootab poega, kes kaugel teeb. Kuidas tema neid lugusid ikkagi tegi ja kuidas need lood läbi tema valmis said, et ta punus nendele teisi lugusid otsa üksteise järgi ja ta tegi need lood väga sobilikult, et nad sobisid omavahel. Ja mis ma veel ütlen, et ta kujundas välja väga meeldiva meloodia sellele loole, et need noodid, need trillerid, need akordid, need sobisid väga hästi selle loo jaoks, mis tema nüüd välja kujundas. Ja tema ütles alati, ka minule mitu korda rääkis, et lugu ei saa kunagi nii selgeks nädala, kuu ajaga. Lugu tuleb ikkagi paar aastat õppida, enne kui lugu selgeks saab. Et siis oled sa kõva poiss, kui sa selle loo ikkagi hästi ära mängid, nagu tema mõtles. Ega tema mõte oli natuke teine, ta oli muidugi konkreetne, et loo kohta tema, kui läks halvasti, siis ta ka pahandas. Teiseks, see Võrumaa lõõtspillimäng, see August Tepo loodud pill, see oli ikkagi suhteliselt kohalik nähtus, ei teatud tast Eestimaal midagi. Lisaks sellele veel lõõtspillil oli ju algusest peale mitte kõige parem maine, et seda peati peopilliks ja kõrtsipilliks ja ega väga koolimajades ja rahvamajades sellega mängida ei tohtinud. Ilmselt oli siis just see muusika või kuidas mängiti selleks põhjuseks, aga kui Karl Kikas mängima hakkas ka see arusaam muutuma. Ta jäi silma just siin samas Tartus tegutsenud raadiotoimetajatele, ringhäälingu toimetajatele, kes kutsusid ta raadiosse esinema. Ja peale seda, kui see lõõtspillimäng, see Tepo lõõtsamäng oli raadioeetris kõlanud, siis hakkasid alles asjad muutuma. Kuuldi ka mujal Eestis August Tepo lõõtsast, hakati aru saama, et seda muusikainstrumenti on võimalik muusikainstrumendiks pidada, seda on võimalik kuulata ja nautida, et see ei ole pelgalt nalja ja nii-öelda joomapill. Selles on Karl Kika teene.
Kikas siis pidudel käis, tänapäeval minnakse teistmoodi, ka mina olen teistmoodi. Kikas rääkis, et ikkagi 3-4 päeva valmistas peole minekut ette. Need lugusid harjutas ja siis ta läks peole. Ja pidu oli ikkagi, pulm oli vanast oli ikkagi 3 päeva. Tal tuldi obusega järgi, viidi ta peole, toodi koju ja siis, kui ta selle peo nüüd lõpetas, ta hakkas juba valmistama ette teist pidu olemist, kuhu teda kutsuti jälle. Et tema niimoodi, nagu minagi tänapäeval, ma usun, et kõik need lähevad, et midagi me ette ei valmista, me võtame pilli kaasa, läheme kohe minema. Kas oli väga selline täpne mees, et tema tegi andele asja selgeks ja tal pidi lugu hästi välja tulema. Ja võib-olla kolmandaks see tähtsus, mis tuleb välja tuua, ongi see, et ta tegi seda lõõtspilli peal, seda muusikat nii hästi, et kõik teised hakkasid sellest eeskuju võtma. Juba tema kaasajal, mitte ainult lõõtspillimängijad, vaid ka laiemalt rahvamuusikud, pillimehed Eestis, kas või kandlatraditsiooni on ta väga palju mõjutanud. Ja tänapäevani, ma arvan, et kõik siin olijad hindavad seda kikka mängustiili, soovivad kõlada nagu Karl Kikas. Kui on mingid küsimusi, et kuidas võiks mängida, siis alati on meil üks kindel etalon. Kikas mängis nii. Siiamaani see mees mõjutab Eesti lõõtspilli elu. Ta oli ühe üsna pika ajastu, ma arvan, Eesti kõige võimsam pillimees. Karl Kikas on vanematel inimestel Eestis kõigile väga hästi teada ja tuntud.
Ei möödunud ilmselt ühtegi päeva 60-ndatel, 70-ndatel aastatel, kui Karl Kikka pillihelid ei oleks kostnud Eesti raadios. Aga mis kõige toredam? Karl Kikas ei ole jäänud ainult kuulajate mälestustesse, vaid Karl Kikast kui väga tubli pillimeest austavad ka tema kolleegid ja järeltulijad. See on harukordne, sest idee Karl Kikase jäädvustamiseks skulptuurina siin Põlvas tuli just nimelt Põlva lõõtspilliseltsilt. Kui esimesel korral seda ideed kuulsin Põlva linnapeana, siis olin ma kohe veendunud, et Põlva ei ole väga rikas kunstiteoste poolest ja veel enam skulptuuride poolest. Ja kes oleks veel rohkem väärt siin Jakob Hurda läheduses olema, kui mitte pillimees Karl Kikas. Läks aega ja vaja oli raha. Selge, et aega oleks justkui olnudki, aga raha ühe korraliku kuju tegemiseks päris ei olnud võtta. Pillimehed olid optimistlikud ja nende üleskutse toetada Karl Kikase skulptuuri rajamist leidis hea pinnase. Väga paljud inimesed on tulnud appi ja lõõtspilliselts on olnud väga tubli oma tegemistes, nõnda et Põlva vallavalitsus leidis, et siin tuleb tõepoolest ka ise rahva raha toel seda skulptuuri rajamist toetada. Ja täna olemegi nõnda kaugel, et pronksskulptuur Eesti ühest kõige tuntumast pillimehest Karl Kikasest saab siin olema. Ja eriti tahaksin tänada siinkohal Põlva lõõtspilliseltsi ja kõiki lõõtspillimängijaid üle Eesti. Ja eriti suur tänu maestro Heino Tartesele, ilma kelleta ei oleks kindlasti seda kõike juhtunud. Ja loomulikult väga suur tänu ka kõikidele teile, kes te olete panustanud selle kuju tekkeloosse kas või 1 euro kaupa. Aga kõige toredam, et toetajaid oli isegi 100 ja 1000 eurodega. Ja mul ongi hea meel anda nüüd sõna üle maestro Heino Tartesele. Tere, armsad sõbrad! Kes oli siis Karl Kikas? Karl Kikas oli minu külamees. Tihti ma tema juures käisin, mängisime pilli, suhtlesime. Tema oli küllalt sõbralik, aga tema pillimängus oskused olid sellised erilised, et ta jõudis oma pillimänguga kuidagi Eesti rahva südamesse. Kikas on sellepärast see kuju või pronks skulptuur sai siia rajatud, et Kikas on selles majas käinud mitmed korrad ka minuga koos esinemas. See oli kunagi Nõukogude ajal kultuurimaja ja siin me musitseerisime. Ta oli töökas mees, ega muidu need lõõtspillilood ei oleks sellised tulnud, nagu ta tahtis. Ta valis noote, ta valis akorde, aga need olid kuidagi sellised hingeminevad pillilood, mis tema suutis teha. Tänaks veel väga südamest kõiki toetajaid. Kõige suuremad tänud kõigile. See ei ole ainult minu töö, see on meie kõigi töö. Et me nii kaugele oleme selle kujuga jõudnud. Algul sai natuke teistmoodi alustatud, aga nüüd me oleme jõudnud lõppfinaali. Ja väga palju toetajaid uskumatult meil oli. Selle eest veel kõigile suured tänud. Aga kõige soojem moment ühel üritusel, väiksel üritusel olles üks vanarra tuli minu juurde. Tal oli kepp käes ja teises käes oli ümbrik. Ta ulatas selle ümbriku minule ja ütles, et ka mina tahan toetada Karl Kika kuju valmis saamist. Kikas tähendas vanademale põlvkonnale
ikka väga erilist midagi. Sellepärast see vanamees tuli kindlasti seda väikest ümbrikust minule üle andma. Ja mis ma ikka, aitäh veel kord kõigile ja kui me niimoodi ühise perena edasi läheme, me jõuame hästi kaugele. Aitäh ja rõõmsat meelt. Head inimesed, head Karl Kikka pärandi austajad. Sellest mehest on lühidalt võimatu rääkida, sest ma ei tee seda. Aitäh sulle, Karl. Aga ühe suure tänu võlgneme me ühele mehele veel. Ma tahaks, et minu asemel tegelikult istuks siia Karli kõrvale Heino sina. Ole hea teie. No nii, Heino, vaata nüüd, tehtud see unistus, see suur asi, millest sa vist 7 aastat tagasi minule esimest korda rääkinud, kui oli 2 aastat jäänud Karl Kikase 100. sünniaastapäevani ja tähistasime seda esimest korda. Selle sa tegid kohe kapsti ära, et oleks tehtud. Aga vaata nüüd on see asi päriselt, jäädavalt siia saanud. Vaata oma inimesi, nad on kõik tulnud sulle aitäh ütlema. Aitäh teile. Ja head inimesed. Sina, Karl, sa olid, ütleks ikkagi oled suur legend Eesti rahvakultuuris. Et nagu härra linnapea ütles Jakob Urda kõrval, on suur au siia püstitada sinu kuju, Karl. Sa oled üks nendest, mis klapib väga hästi Jakob Urda ütlusega ülemöödunud sajandi lõpust. Meie, Eesti rahvas, me ei saa kunagi suureks oma arvu poolest. Me saame suureks oma vaimu ja hinge poolest. Ja see lõõtsa vaim on üks nendest suurtest vaimudest, mis meid eestlasi koos hoiab. Karl Kikas ootab kindlasti kõiki neid, kes tema pillimängust, aga lõõtspillimängust üldse hoolivad, kõrval istuma ja tundma ennast osakesena ühe peo olemises ja pillimängu kuulamises. Süda on tõesti rahul, et sai ikkagi seda, mida ma hingest tahtsin või südamest.
Thank you.